Jaanus, 26-aastane, 19. oktoober eelmisel aastal kustutab ära kõik failid oma arvutist, paneb selle seljakoti ja viimane kaader temast on Tallinna bussijaanas. On tuvastatud, et ta istub seal bussi peale ja sõidab Aegviidu poole, kuid ta Aegviidu ei jõua. Tema telefon teeb viimase signaali, annab viimase signaali välja Soome veehoidla piirkonnas. Seal on tehtud 3 korral veeotsinguid ja 4 korral maastikuotsinguid eelmise aasta sügisel. Ei ole leidnud Jaanust seal piirkonnast. Tänaseks me ei tea, kas ta soovis lahkuda omal soovil või ta jäigi sinna piirkonda ja isegi kui tal oli mingisugune soov omal soovil lahkuda, me ei tea, kas tema teekond puhtus kokku isikutega, kes seda soovi siis nii-öelda muutsid või mitte. Fakt on selle juhatud leidnud informatsiooni tema kohta on täna oluliselt raske saada, aga ometigi, kui ta sinna piirkonda jäi, siis kui on inimesi, kes liikusid ja Sooda veehoida on selline piirkond, kus liigub väga palju kalamehed, käiakse seenel, see on populaarne koht tegelikult, nii nagu meil selgus maastikuotsingutel, on terve rida isiklikke esemeid, mis võiksid olla jäänud sinna piirkonda. Ja ma loeksin hea meelega ette, sellepärast, et võib-olla aitab see kaasa sellele, et saada mingisugune pidepunkt lisaks mobiiltelefoni mastile sellest piirkonnast. Jaanusel olid kaasas musta raamiga prillid, puutetundliku ekraaniga, e-luger, firma Kinde oma LED-taskulamp, Ledermann universaalne tööriist, toistuspoest leiskrõpsel, salsa ja hapukoorega. Konsumis tossid lihapirukaid, tal oli 2x2 liitrit Coca-Colat, tal pidi olema see seljakotis. Ehk siis hästi, ja tal oli mobiiltelefon loomulikult kaasas. Ehk siis hästi oluline, kui keegi sellest piirkonnast on leidnud mingid sellised esemeid, võiksite ka palun helistada kohalikule konstaablile, menetlejale 112 või meile, et me saaksime selles asjas kuidagi edasi liikuda. Vastasel juhul me peame jätkama, kui me ära läheb seal piirkonnas maastikuotsinguid, mis oluliselt jällegi võtab meilt ära ressurssi, aga me ei saa jätta seda ka pooleli, sest meil ei saa jääda mitte ükski laps leidmata Eestis ja meil ei saa jääda mitte ükski inimene leidmata maastikul. See on maastikult ja veekogudest. Mina väidan, et on võimalik kõik inimesed üles leida. Kui me ei leia neid sellest, järelikult neid ei ole seda. Ja jääb veel 2 võimalust, kas nad lahkusid omal soovil või nad lahkusid kellegi teise kaasada. See tähendab seda, et siis peaks juba uurima neid asju hoopis teisel viisil ja hoopis teises menetluses. Jaanus isal oli soov siin ka midagi öelda, ma annaksin sõna Jaanus isale. Ole nõus, ole hea. Jah, Saare palus mul natuke kommenteerida seda 5 kuu perioodi, kus on saanud nii oma käel Saare ja kadunud seltskonna Aafrika loomulikult politsei on toimetanud, et ei ole nemadki kõrval. Aga selle 5 kuu jooksul on põrkunud päris mitme niisugused teemada, mis võiks samamoodi jõuda ka Riigikogu sinna õiguskomisjoni ja teistpidi võib-olla ka teile ajakirjanikele on paar etteheidet. Üks teema, mis on kindlasti üliaktuaalne ja aina rohkem tuleb esitada, on see, et inimesed ja kõik, mis inimesega toimub, olid reaalsest elust veetud. Lingime, laikime, postitame, guugeldame, blogime, mida iganes säutsume. Kogu sellest jamast järgi mingi jälg. Sellele jäljele on üliraske järjele saada. Füüsiliselt ei ole ligipääsu inimese meilikontodele, inimese Facebook on kinni pandud, sinna ligi ei pääse. Aga see info on kuskil olemas. See sama teema, mida Aare ütles, et arvuti kustutas ära, et tegelikult ta oli arvuti haige ja mänguhaige ja ilmselt suure osa leitiski selles maailmas, et mis siis, et arvuti ära kustutati, arvuti ka rettida võimalik taasfaili ja taastatud faile siin viimasel kohtumisel politsei
klassi asju lahti võtta, no mitte päris suvaliselt, ei, et me otsisime seal paari asja ja tuli jälle paar huvitavat Google Mapsi nagu klikikest või pildikest lahti või Street Views, et kus ta nagu vaatas mõni aeg enne kadumist ja see kõik on kuskil olemas. Sellega on vaja tegeleda, et te kujutate ette, mis on 300 gigabaiti suvalist materjali, et see füüsiliselt võtab aega nagu juba füüsiliselt läbi lehitsemine, et aru saada, kui tal on ka veel seal mingi hieroglüüfidega, poiss õppis jaapani keelt mingi aeg materjali, siis hetkel on politseil see suutlikkus täiesti puudu. Et isegi kui pakkuda neile nagu seda asja uurida, siis teevad kindlasti mingid oma toiminguid, aga see ressurss, mida nad saavad kasutada ja konkreetselt selle juhtumi puhul kindlasti on ebapiisav. Teine asi, mis ma tahtsin mainida, selle piirkonda otsimise puhul igas väikses kohas või vallas või alevis on mingi kohalik politsei inimene. Ma ei teagi, kas teda kutsutakse konstaabliks või piirkonna volinikuks või mis iganes, aga ta nagu vastutab selle piirkonna eest, et siin jälle politsei pool ja ressursi poole, et see inimene peaks nagu tundma selle piirkonna niisuguseid pimedaid nukataluseid, mis kohas mingi maja on tühi, mis kohas on mingi auk, kus kohas on mingi punker. Et nagu Aare ütles, et seal korduvalt saan ringi käia, olen isegi seal eelmise aasta lõpuni jõuludeni praktiliselt kuiv ja ilus, et sai mitmeid nädalavahetusi seal veetud ja igasugusi kohti läbi kuulatud, aga jälle palve politseile, et kui seal on see piirkonna inimene, ta peaks tundma neid kohti, ta peaks tundma inimesi, ta peaks seal tööd tegema. Niisugune teema. Mille vastu ka veel kokku puutusin, politsei ei saa ametlikult küsida haiguslugusid ja arstiinfot. Ma arvan ka jälle, et kadumise puhul võiks mingi variant või võimalus olla samamoodi nagu pangalinkidegagi. Loomulikult arsti käest võib seda kuidagimoodi eraviisiliselt teada saada, kas ta tarvitab mingeid ravimeid, kas tal on mingeid viimase aja probleeme. 26-aastane noormees, ta elas aastaid perest eemal Tallinnas, mine tea, mis võis olla, aga minu jutumi puhul see nagu ei ole probleem. Mis ajakirjanikele võiks nagu huvi pakkuda, on kogu selle asja kajastamine. Kui politsei tellib inimese kadumisest teavituse meedias, siis pilt kiputatakse korraks, Delfis, Postimehes, kus iganes üles. Ja ta on seal hetkel nähtav. Läheb paar päeva, läheb nädalal mööda, siis ta kaob kogu selle infotulva alla ja sellest infost on väga vähe nagu kasu. Ilmselt riik maksab sellele meediaettevõttele kopika või kui üldse maksab, aga just, et kogu see nähtavus, et ta võiks olla vähemalt sellel perioodil, kui asi on aktiivne 5 päeva nädal aega esileheküljel. Reklaame te oskate niimoodi ilusasti ette jooksutada, et nad on kogu aeg nina ees, miks ei võiks mingi krimiuudiste leheküljel samamoodi tulla kõpsti nagu siin esimesse positsiooni või jooksta külje peale, et ta oleks aktiivne ja nähtav. Loomulikult seda ei pea tegema kuu aega, 5 kuud, aasta aega, aga just mingi periood, kus seda infot võiks kontsentreeritud vaja olla, et see on vajalik ja info edastamine, et novembris üks ajaleht tegi väga tänuväärse artikli, tõi välja inimeste kadumised, aga minu poisi puhul oli 2 sisulist iga niisuguses väikeses nukus, et see on ka nagu lubamatu, et kui te kajastate asja, siis olge väga täpsed, eriti sellistel juhtumil. Kui öelda, et ta käis mingi külapoes, aga tegelikult oli see Tallinna Konsum või teistmoodi veel mingi, et ta rääkis 20. oktoobri telefoniga, aga tegelikult see oli telefoni viimane
internetiga seotud. minu poolt hetkel kõik. Aitäh.